Hea sõber, me kõik otsime elus tähenduslikke märke, mis võiksid meid karjääris või suhetes kuidagi edasi aidata. Täna räägime erilisest märgist, tähest ja idamaa tarkadest, kes seda tähte nähes asusid teele, et leida selle tähe süttimise põhjus ja tähendus. Rahva suust tunneme seda ka 3 kuninga loona, kuigi pühakiri nimetab neid hommikumaa tarkadeks ehk maakois meesteks, kes uurisid tähistaevast ja otsisid loodusnähtustest peituvat vaimset tähendust. Kristlikus traditsioonis nimetatakse sellele loole pühendatud mälestuspäeva 3 kuninga päevaks või ka issand ilmumise päevaks ehk epifaaniaks. Kuid kuulakem seda lugu originaalis. Mattuse evangeeliumi 2. peatükk, esimesed 12 salmi. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juuda maal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas. Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Petlemmas Juuda maal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Petlem, Juuda maal ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Seepeale laskis Herodes tähetargad sala enda juurde kutsuda päris nendest täpset aega, millal täht oli paistma hakanud ja saatis nad Petlemma öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites ja avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, piirukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Ja sõber Mattus ütleb meile, et Jeesus sündis Petlemmas ja samal ajal saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas. Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. See küsimus tekitas linnarahvas ja eriti kuningas Herodeses ärevust. Ta kutsus kokku ülempreestrid ja kirjatundjad, kes teadsid täpselt, et Messias peab sündima Petlemmas, sest nii olid prohvetid kirjutanud. Ometi peitub siin omamoodi iroonia. Nad tundsid pühakirja, kuid ei läinud ise asja uurima. Samas kui võõrad idamaalt olid võtnud pika teekonna ette, et asja tähenduseni jõuda. Need kirjatundjad on nagu elavad teadmikud, kuid mitte otsiva ja avatud vaimuga teelised. Neid tähetarku on nimetatud ka kuninglikeks unistajateks. Nad ei rahuldunud ainult oma vaatluste tulemusega. Neis elas ka igatsus mõista selle tõsiasja vaimset tähendust.
mida nad olid leidnud. Sellest igatsusest ajendatuna asusid nad ka teele. Teekond, mille nad ette võtsid, ei olnud kerge. See viis läbi erinevate Rooma riigi haldusalade, läbi ohtude ja muidugi, nagu juba kuulsime, ka läbi võimuintriigide. Kuid nad liikusid kartmatult oma eesmärgi poole, isegi siis, kui täht silmist vahepeal kadus. Kui tähetargad lõpuks eesmärgile jõudsid, nägid nad last koos Maarjaga ja kummardsid teda. Nad avasid oma kingitused, 3 tähendusrikast kingitust, kuld, viiruk ja mürr. Kuld sümboliseerib puhtust ja katsumusest läbi proovitud usuelu. Viiruk tähistab palveid, mis tõusevad Jumala trooni ette ja mürr oli kallis salm, millega lõhnastati pruute, aga ka igaviku lahkunuid. See kõneleb meie lootusest ja ootusest kohtuda Issandaga nii siin elus kui ka surmas. Kirikuisad on öelnud, et sel hetkel, kui targad Kristust kummardasid, jõudis astroloogiale lõpp kätte. Nüüdsest ei määra inimelu enam tähed, vaid isikuline Jumal, kes on armastus ja ilmunud oma pojas Jeesuses Kristuses. Elame ajas, kus Kristus on paljudele tundmatu ja arusaamatu. Paljud otsivad oma elule tähendust spirituaalsuse erinevates vormides. Saksa teoloog Alfred Delp, kes hukkus natside koonduslaagris, ütles kord, et meie elu on muutunud jumalatuks ja Jumalale ei anta oma elus enam meelevalda. Ometi kerkib ka kõige pimedamatel aegadel esile inimesi, kes küsivad, kus on see sündinud kuningas? Tsitaadi lõpp. Hea sõber, me ei tohiks rahulduda mugava elu või kaunite traditsioonidega, sest kõige kaunimate elamuste sära kustub kord nagu läbi põlenud küünlad. Kuid nende teed, kes otsivad avatud südamega tõde, nende teed valgustab Jumala poja täht. Juhtigu see täht alanud aastal sinu kõige olulisema Jumala armastuse saladuse juurde Jeesuses Kristuses. Palvetagem. Issand, aita meid märgata Jumala poolt kingitud imelisi märke, et oleksime uuel aastal rikkad unistuste poolest. Issand, kingi meile visadust ja jõudu teel, mida valgustab Jumala poja täht. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.